Täna hommikul Roosna-Alliku põhikoolis Järvamaal, keda Keskkonnaministeerium tunnustas looduskaitsealase tegevuse eest. Roosna-Alliku põhikool Järvamaal on üks neid, kelle Keskkonnaministeerium arvas konkursi aasta keskkonnategu 11 preemiasaaja hulka. Noorteprojekti Minu kodukoha allikaala korda peeti nimetuse aasta keskkonnateoka 2007 vääriliseks, millega kaasneb 10 000 kroonine preemia. Palusin vestlusringi kavandis osalenud 6. kuni 8. klassi neiud, sõna saavad Mari-Liis Rohusaar, Ave Kaljurand, Eneli Väli, Kaidi Kaljurand ja Tiina Kaljurand. Kavandis ette nähtud tegevused algasid 4 aastat tagasi. Mida selle ajaga on ära tehtud, selgitab juhendaja, õpetaja Jaanika Alliksoo. Nende aastate jooksul oleme uurinud, kui palju siin Roosna-Allikul üldse allikaid on. Oleme teinud uurimistöid, millega oleme käinud siis ka vabariiklikel konkurssidel. Meil sai juba siis 2004 aastal alguse matkaraja loomise mõte ja nüüd siis selle projekti raames oleme selle nii-öelda valmis saanud, et on võimalik juba rajale minna. Päris huvitav oli ka, et siis kui me veeproove tegime, see oli ka hästi huvitav. No mida te oma kodukoha allikatest üldse varem teadsite? Teadsin, et neid on palju ja et nad on erilise kujuga ja et neid on nagu mitut sorti. Milles see allikate eripära siis seisneb? Seal metsases on sellised allikad, mis nagu tõsiselt käivad üles, et muidu on osadel aladel, kus saab käia, ekstra on pandud siuke nimi, aga meil siin nagu täiesti tundmatus kohas on siuksed allikad, mida saab käia kindlal alal vaatamas. Osad on muidugi väikse vooluga ja erinevate voolu hulkadega allikad on. Õpetaja Jaanika, kui palju siis siin Roosna-Alliku mail allikaid on? Ma usun, et üldlevinud on see teadmine, et siit saab alguse Pärnu jõgi. Arvatakse, et Roosna-Allikul ongi Tiit Eipri allikas ja sealt algab Pärnu jõgi ja ka kohalikud elanikud arvavad, et siin 2-3 allikat võib-olla ongi. Aga meie oleme lugenud üle 10 allika ja täpselt hulka me ei saa ütelda, sest taga allikas kraavi juures on vähemalt 4 allikarühma. Me oleme lugenud küll praegu 9 allikaks kokku, aga mõne 10-meetriste vahedega 4 allikaala, siis me ei oskagi ise ütelda, kas peaks olema 1 allikas või 4 erinevat allikat. Osad on tõusuallikad, mis keevad maasist üles, osa on langeallikad, nii et ühes allika kohas võime ütelda ikkagi, et on 2 erinevat allikat, ühed tõusevad, teised langevad. Võib-olla 20 allikat isegi leiaksime kokku, kui me tahaksime siin väga tõsiselt otsida. Aga osa on soostunud maad ja sinna me ei ole lihtsalt jõudnud otsima veel. 2005. aastal loodi siis Roosna-Alliku maastikukaitseala ja 5 allikat on riikliku kaitse all. Miks nii vähe? Seda ei oska meie küll kindlalt ütelda, meie võtaksime kõik oma matkaraja kaitse alla, aga arvatavasti, kuna see ala on tegelikkuses eramaadel asuv, et võib-olla siis mitte väga eramaadele siis laiendada oma järelevalvet ja tegevust, et võib-olla üks põhjus on see ja teine põhjus vast on see, et ega need inimesed, kes neid asju on rajanud, ei ole ka ise teadlikud sellest, mis siin tegelikult ümbruskonnas on. Allikate uurimisega siin on tegelenud hüdroloog Tiit Eipre. Kui me hakkasime otsima ajakirjandusest materjali või raamatutest, et kus on allikate kohta, siis tõesti on väga vähesel määral ja Tiit Eipre uuris seda seal 50. lõpp 60. aastate algus. Peale seda on küll öeldud, et siin on natukene nagu mingisugune veevaatluse kohad ja ka Türi kolledžil on tehtud siin Vanaveski järve kohta uurimistööd, aga niisugust otsest allikate uurimist on tõesti vist väga vähesel määral. Tänavusel suvel, kui olid väga kuumad ilmad, mina käisin Eipre allikas jalgupidi sees ja see vesi on täpselt nii külm, et üle 2 minuti seal vastu ei pea. Tiit Eipre allika kohta öeldakse, et 4 kraadi on see temperatuur ja aastaringselt ja sellepärast see allikas ka ei külmu. Ja seal edasi on Vanaveski paisjärv, millel on siis mitu nime nagu Veski pais ja Eipre paisjärv ja seal käivad talvitamas veelinnud talvel. Ja see tõesti ei jäätu, see tähendab, et ta on ikkagi pluss poole peal, aga väga minimaalne pluss. Öelge, tüdrukud, mida te olete nendest allikatest nüüd uurimustöö käigus teada saanud? Me tegime veeanalüüse ja me arvasime, et kui need allikad paljud asuvad tee ääres, et need veed nagu ei ole joogiks eriti kõlblikud. Et võid juua, aga et ei ole eriti kasulik. Tegime analüüsid ära ja saime teada, et ei ole need midagi mustad, et kõik on täitsa kõlblikud ja... Te olete kõikidele allikatele, suurematele allikatele siis pannud põnevad nimed. Kas tõepoolest on nii, et vanarahvas neid allikaid ei teadnud või ei olnud nendele nimesid pandudki? Ei olnud pandud ja nad ei teadnud ka. Me ise panime need ümbruskonna järgi ja vaatasime, miks need võiksid huvitavad olla. Sammaldunud allikas, tõusuallikas, siis sealt tõuseb nagu vesi ülesse. Repiallikas, sest seal on üks metallist repp. Siis on piiritustehase kraaviallikas, sest vanasti oli piiritustehas seal.
no meil on välja mõeldud fotomäng Leia õige allikas, et matkarajale minnes saab kaasa võtta foto ja minna otsida foto järgi üles vastav allikas. Teiselt pool fotot on siis tööleht, kuhu peale saab allika leidja kirjutada, et mis nime paneks tema sellele allikale. Ja võib-olla siis tulevikus, kui me oleme niisuguse nime konkursi välja kuulutanud juba, et siis me paneme ka uued nimed. No praegu on tulnud sealt välja pääste vesi ühe allika nimeks ja pakutakse välja mannapudru allikas, sest üks allikas podiseb nagu pudrupotikene ja päikese loojangu allikas vist on seal üks nimi juba välja pakutud seoses selle matkapäevaga, mis meil toimus. Meie allikate eripära on see, et maantee pealt võid astuda allikasse. Nad on hästi ligipääsetavad ja nad on tegelikult ka muutuvad selles mõttes, et meil koprad tegutsevad siin ja võib-olla need allikad, mis meil täna on olemas, võib-olla mõne nädala pärast on juba teistsuguse kujuga, sest koprad ehitavad oma tammisid, tegutsevad nad niisugusel kujul, et meie allikaid lihtsalt nad natukene kas paisutavad juurde või likvideerivad ära. Roosna-Alliku põhikooli noorteprojekt kannab pealkirja Minu kodukoha allikala korda. Üks asi on siis allikate uurimine ja teine asi on siis ka selle ala korrastamine. Rääkige, milliseid töid te olete seal konkreetselt teinud? Me koristasime allikate ümbrusest prahikorjasime ära, siis oli ikka tõsiselt seda 18 liitrist kotitäit saime prügi. Siis me tegime need sildid, et oleks teada, mis on allika nimi ja sillad. Olid küll vanad sillad, millelt me ise olime üritanud üle minna, aga see oli ikkagi ohtlik. No, milline on teie eesmärk? Teil on ju olemas allikate kohta koduleht, on olemas blogi, fotomäng, Leia õige allikas, maastikukaitse infoskeem ja pusle. Kas eesmärk on selles, et võimalikult paljud inimesed saaksid nende allikate kohta teavet ja tuleksid neid vaatama või vastupidi, te ei soovi sellist massikülastust? Me tahaksime, et Roosna-Alliku enda inimesed teavad, et allikaid on natuke narran, kui keegi küsib su käest midagi, ütled, oi, meil siin on ainult üks allikas, tegelikult on nüüd, ma ei tea, tükk maad rohkem. Ja mingil määral muidugi, kui on meie koolis osade klassidel, kui on sõprusklassid, me saaksime ka neile näidata, et see on ikkagi meie kodukoha omapära. Aga meile väga suurt reklaami ei tahetud, et me selle teeks, nagu, et väga palju rahvast käima hakkaks. Ja päris lõpetuseks võikski öelda, et kui leidub huvilisi Roosna-Alliku allikatega tutvumiseks, siis mina soovitan küll pöörduda ennekõike asjatundjate poole Roosna-Alliku põhikoolis ja siis nemad selgitavad ja näitavad teile kõike, mis seal huvitavat leida võib.